Uue lapse sünd perre on esiklapsele suur muutus ja ta vajab aega, et sellega kohaneda. Hoolivad lapsevanemad soovivad lapsele kohanemise uue beebiga võimalikult sujuvaks teha. Kui aga laps on alles päris väike ega mõista juttu ja selgitusi, siis võib uue olukorra tutvustamine lapsevanematel keeruline olla. Kuna Kätlin ja Tambeti esimene laps Jasper on samuti alles 2-aastane, siis tunnevad nad muret, milliseks võivad kujuneda suhted Jasperiga uue lapse sündides. Neile annab nõu lastepsühholoog Ene Raudla. Teise lapse perre tulek on sündmus, eelkõige emale ja isale. Aga see väike laps, kes juba olemas on, tema ei tea sellest sündmusest õieti mitte midagi. Kui laps on varasemalt olnud väga lähedane emaga, siis tuleks harjutada tasapisi rohkem isal lapsega tegelemist. Vastsündinud beebi vajab paratamatult ema tähelepanu alguses enam. Oluline on ka meeles pidada, et alla 3-aastane laps ei ole veel nii-öelda suurõde või vend, või vajab täpselt samamoodi endiselt oma vanemaid. Aega planeerides ei tohiks unustada leida tegelusaega ka oma vanema lapse jaoks. Võimalikult varakult tuleks eraldada kodus koht tita jaoks, et vanem laps saaks muudatusega harjuda. Kui laps on päris väike, seal 2-aastane või 1-aastane, 1,5-aastane, siis emme-tissid on väga haritud ja teavad, et nüüd tuleb rääkida, me saame õekese või vennakese või titakese. Aga kui lapsel ei ole veel kõnearengut ja sellest maailmast arusaamist nii palju, siis tema jaoks see ütlus ei tähenda mitte midagi. Alla 3-aastase lapse puhul mõjub rääkimise asemel paremini tegelemine. Vanemad võiksid lapsele näidata nuku peal erinevaid tegevusi, mida tita vajab. Samuti võiks vaadata lapsega tema beebiaegseid pilte ja külastada peresid, kus kasvab väike beebi. Nii õpib laps, et sündi tita ei ole mänguasi, vaid beebi nii nagu temagi on kunagi olnud ja vajab hoolitsust. Palju olulisem on enne selle titakese sündi on see, et emme-issi ise oleksid valmis vastu võtma seda olukorda, et nüüd meil saab olema 2 last. Et kui laps on väike, siis selle esimese lapsega võib-olla on veel nii, et ta ei käi potil ja ta võib-olla ei räägi nii hästi ja ta ei saa paljude asjadega hakkama või on jonnid tuurid, siis ma arvan, et need tegevused vajaksid eelkõige arendamist, et arendada tema iseseisvat toimetulekut. Eelkõige soovitab lastepsühholoog Ene Raudla lapsevanematel rahulikuks jääda, anda aega ja nautida oma lapsi. Beebipäeviku järgmises osas näeme, milliseid toitumissoovitusi jagab Kätlinile tema ämmaemand. Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Ma luban. Hagis Elite Soft mähkmed, õrn nagu ema kallistus.